Tere tulemast minu kööki, hea köögisõber. Mina olen Arvo Kassin. Hakkan täna valmistama maitsvat ja huvitavat toitu. Täna teeme Junilla mahlast õunakooki. On selleks ette valmistatud 3 detsiliitrit jahu, suhkrut 2,5 detsiliitrit, küpsetuspulbrit 2 teeljusugutäit, vanillisuhkrut on 2 teeljusugutäit. Võid on 150 grammi, mis ma sulatan ära, ja keevavett 3/4 detsiliitrit. Kohvikoort või piima on 3/4 detsiliitrit. Muna vahustame ära, on 2 muna vahustame ära. Nüüd katte teen ma 2 õuna, koorin ja siis viilutan sektoriteks. Suhkrut 3/4 detsiliitrit ja puistame peale kaneeli. Segame kuivained kõik ära ja sulatatud või ja kõik me kallame kokku ja segame ära ja lõpuks me paneme vahustatud munad juurde. Segame ära ja paneme ta küpsetusvormi põhja. Sinna laotame peale õukese viiludeks lõigatud õunad. Ja siis paneme ahju 175 kraadi juurde ja kuskil 40 minutit. Siis laseme jahtuda ja siis me saame ilusti vormist välja. Siin ma kõigepealt segan kõik kuivained segamini. Panen segu nõusse suhkru, jahu, küpsetuspulbri ja vanillisuhkru. Segan kõik segamini. Jahu on muidugi õhustatud. Ma ei unusta seda rääkimata. Ma enne kõigepealt kaalusin. Või õigemini kaalu peale, kui jahu anumassega. Panin siis läbi sõela, et oleks õhustatud. Nii, kuivained on meil koos. Nüüd me segame juurde. Segame omavahel kokku vedelained. Selleks on siis meil piim ehk koor. Mul on ta tegelikult koor 10%, siis kuuma vett. Ja sulatatud või. Sulatasin mikrolaine ahjus, kes saab ka pliidil või kuskil mujal. Pääseta kas sula. Nii. Ja need ma segan omavahel nüüd ära ja selle ma ühendan, kallan siia sisse ja segan taignaks. Ja kõige lõpuks munad ma vahustasin ära. Mul on mikseris. Noh, nüüd on ta mul segatud ilusti. Ja nüüd ma selle kallan siia segunõusse. Ja segan ühtlaseks. Ja kõige lõpuks lisan siis vahustatud munad. Ja siis kallan vormi. Vorm on mul selline 25-26 vorm. Põhja panin küpsetuspaberi. Muidugi mina olen veel nii ettevaatlik, et ma panen, kui ma ahju panen, mitte ei pane restile, vaid panen ahjuplaadile, sest äkki see vorm on halvasti suletud, äkki siit vahelt tuleb see küllaltki vedel segu, võib välja tulla ja siis praeahju põhja valguda ja siis on pahandus majas. Esiteks hakkab kõrbema ja kook jääb sellest ainast ilma. Need lahti käivad vormid sellepärast on natukene ohtlikumad. Mina olen teinud üldiselt kinnisesse vormidesse
sest seal ta jahtub maha ja siis saab ilusti selle välja tõsta. Nii, see on nüüd ka olemas. Ja nüüd ma panen selle vahustatud muna. Palgan siia peale. Ta ei ole tugev vaht, on selline. Eks ta annab õhulisust juurde. Nii. Selle kallan siia vormi. Ja siis vormi peale ma panen õunad, mis on sektorites lõigatud mul. Sinna lisan juurde suhkru ja kaneeli. Võib ka nii, et laduda võib-olla õunad eelnevalt siia peale ja siis peale siputada, aga ma ilmselt segan enne õunad ära selle suhkruga, et nad juba tõmbavad selle suhkru sisse omale ja kaneeli. Nii, see on ka juba olemas. Nii. Nii, vormis on see olemas. Nüüd ma segan õunad. Nüüd ma siia õuntele kallan peale suhkru ja kaneeli. Segan segamini. Ja laotan need õunad sinna peale. Olgugi nad kukuvad sinna sisse ilmselt. Nüüd on õunad mul segatud suhkru ja nüüd ma asetan nad siis nüüd siia, üritan need siia sisse panna. Enam-vähem võrdsetes ka kaugusele. Ja ahju. Ahi on juba soe. Kohe läheb ahju. Nüüd ta läheb ahju küpsema. Siin siis minu Junilla kook oli ahjus 75 kraadi juures 40 minutit. Nüüd võtsin ta välja ja siin ta jahtub nüüd selles vormis. Ja siis ma võtan selle, päästan, olgugi ta on juba lahti. No. Võtsin ta ära. Ta võib ka natukene vähem olla. Nüüd jahtub ta täiesti maha, siis ma panen talle natukene suhkrut peale. Ja tisu. Junilla õunakook on söömiseks valmis.